hommikul, head kaaskõnelejad. Mina olen Mihkel Lemberg ja räägin teile teemal, aga ükskord algab aega. Aga ükskord algab aega, kus kõik piirud kahel otsal lausa löövad lõkendama. Lausa tuleleedki lõikab käsi kaljuga mitsasta. Küll siis Kalev koju jõuab oma lastele õnne tooma, Eesti põlve uueks looma. Nii lubati meie rahvuseposes Kalev Poeg. Jah, eestlased on kogu aeg püüdnud paremuse poole, oodanud helgeid aegu. Oleme võidelnud vabaduse eest, soovinud astuda Euroliitu, saanud omale euro ja palju muudki. Kuid jah, me oleme ootanud seda valget laeva juba sajandeid. Kuid mida tähendab valge laeva ootamine? Kultuuriliselt mõtte, Eesti kultuuriruumis tähendab valge laeva ootamise mõiste, et oodatakse midagi väga ihaldatud, kuid mille saabumise tõenäosus on kaduvväike. Ajalooline päritolu valge laeval on aastast 1861, kui prohvet Malsveti usulahk ootas Lasnamäe veerul valget laeva, mis neid tõotatud maale viiks. Võib-olla mõni saalis viibija on lugenud Edward Vilde prohvet Malsveti ja teab, et vaid ootamiseks see jäigi. Kuid nõukogude ajal sai valge laeva mõiste hoopis uue tähenduse. Eestlasele sai see vabaduse sümboliks, kus oodati lääneliitlasi, ameeriklasi ja inglasi meid vabastama. Kuid vastupidi, Nõukogude Liit kasutas seda kapitalistliku ühiskonna sümbolina. Kõik, mis seostus valge laevaga, oli paha, halb ning sellest kõnelejad olid kohe riigireetturid ning halvemal juhul ootas neid vanglakaristus. Kuid taasiseseisvumise ajal oleme saanud valge laevale taas uue tähenduse. Me ootame aega, mil Eestis saaks heaolu ühiskond ning sinna poole me püüdlemegi. Andrus Ansip lubas 2007. aasta valimistel: viime Eesti 5 rikkama riigi hulka. Irooniliselt laulis selle peale Oreli poiss: aga ükskord algab aega, supi hintsab tasa praega. Jah, ma tahan isiklikult ka, et Eesti riigil läks hästi, et inimesed oleksid jõukad ja meil oleks vähem vaeseid. Kuid majanduslik pool ei ole kõige tähtsam. Mina ootan sellist aega, millest unistas ka meie riigi president vabariigi aastapäeva kõnes. Ta unistas Eestist, kus inimesed on tolerantsed ja kus eestlane ei ole enam toiduks teisele eestlasele. Kuid lähme ajas tagasi. 13. sajandil tulid meie maale ristirüütlid. Palusime abi Vene hõimudelt, võib-olla olime sinisilmsed ja jäime liigselt ootama nende abile. Kuid abi ei saabunud. Ja meid ootas ees 700 aasta pikkune tumaorja. Ma leian, et me ei peaks kõike vaatama läbi roosade prillide, vaid kasutama kainet mõistust ja kannatlikkust. Sest juba Eesti muinasjutude kangelased ei ole õilsed rüütlid, kes tapavad lohesid, vaid vaikne talumees, kes istub oma onnis, soendab käsi lõkkapaistel, ootab, vaatab ja käitub alles ja tegutseb ja käitub alles siis, kui aeg on õige. Kannatlikkus on voorus. Siinkohal tooks ka Maimubergi tsitaadi. Ootamise vastand on ootamatus. Mõelgem siis ise, kumb neist on parem, turvalisem. Nii et oodata tasub. Kuid jah,
ei tasu lihtsalt käed rüppes oodata, et oi, tuleb õnn nüüd meie õuele ja tore, ongi käes. Vaid tuleb olla mehe eest väljas. Kuid jah, käituda targalt. Kui meil laskus 50 aasta pikkune okupatsioon, eestlased ootasid, kannatasid. Kõigil oli raske, kuid inimesed mõistsid, et veel ei ole õige aeg tegutseda. Küll üritati seda Ungaris, Poolas 50 aastate ülestõusudega, kui need surti veriselt maha. Rahvas kandis isavarmastust hinges. Lootust andis ka Heinz Valk 88. aasta Eesti Laulu üritusel oma kõnega, kus lausus sõnad ükskord me võidame niikuinii. Ta andis vihje, et inimesed kannatust natuke veel ja taas olema vabad. Ja kui jõudsid kätte 94. aasta segased ajad, olid eestlased valmis. Nad olid 50 aastat oodanud, plaaninud, tegutsesid targalt, kaalutledes ja saavutasid iseseisvuse. Mida saame tänasel päeval nautida? Nii et, noored, soovigem üksteisele kannatlikkust ja otsustavust. Olge mehe eest väljas. Aitäh! Publikul on küsimusi? Ütlesin oma kõnes korduvalt, et peab mehe eest väljas olema. Et millal oled sa ise viimati mehe eest väljas olid ja mida sa selle all täpsemalt silmas pead? Aitäh küsimuse eest. Ma leian, et inimene peab olema iga hetk pead sa olema mehe eest väljas. Ma leian, kui ma esindan siin oma kooli, siis ma olen mehe eest väljas. Kui ma olen kodus, ma aitan oma vanemaid, ma olen mehe eest väljas. Ma aitan inimesel asju kanda tänaval üle teeda, ma olen mehe eest väljas. Ja ma esindan oma riiki, kandes endas isaarmastust, tähendab olla mehe eest väljas. Aitäh kõnelejale!